et mõtlesime selle diskussiooni nagu võimaluse niimoodi üles ehitada, et kuna siin on nüüd väga erinevate valdkondade esindajad, järelikult loodetavalt tulevad ka erinevad nägemused, aga võib-olla ka mitte üldse, see on ka väga huvitav kuulda sel juhul, et esitan mõned küsimused. Siin tekib võimalus nüüd teil endal ka näha, et ma tahaksin anda niimoodi, et kui ma 2 küsimuse jagu saaksin esitada teile niimoodi, et iga 11 vastab oma vaatenurgast, aga kuni 3 minuti jooksul. Siin peaks hakkama midagi jooksma, peaks hakkama niimoodi näha olema, näete 3 lõi ette kohe plaksuga. Ja esimene küsimus on selline, et palun iga 11 oma nii-öelda professionaalse vaatenurga pealt ja sisetunde pealt püüdke kirjeldada või improviseerida meie tuleviku energeetika teemal, et millisena te näete Eesti energiatootmise maastikku 50 aasta pärast? Nii, sina just rääkisid, ma hakkan siitpoolt pihta. Andres, palun. Ja jookseb juba aeg. Jookseb aeg. Kui see ühe sõnaga kokku võtta, siis ma arvan, et see on mitte fossiilne. See on nagu võtmesõna. Ütleme, poliitilised protsessid on midagi sellist, mida kindlasti ei saa pikaajaliselt usaldada, aga praegune rong ja suur osa vaguneid selle järel liiguvad ikka võrdlemisi sirgjooneliselt selles suunas, et fossiilkütused jäävad ajalukku ja milline see tehnoloogia areng olema saab ja millised saavad olema kõige konkurentsivõimelised tehnoloogiad, seda on täna raske ette näha. Aga minu veendumus on see, et see tulevik saab olema mitte fossiilne. Kas sa oskad ainult öelda siis ka ühe lausega, et mis see mitte fossiilne, mis vormid võiksid sinu arvates olla nagu paadis? Ma arvan, et sa oled täna kõiki neid kuulnud. Aga milline see vahekord olema saab, ma ausalt öeldes ei oska öelda. Jah, aga kõik on paadis. Ma arvan, et suuremas või vähemas mahus on nad kõik baasis ja tõenäoliselt on seal ka killukene fossiilse päritoluga energiat sees, aga ma arvan, et see tehnoloogia või tehnika, milles seda fossiilse päritoluga kütust kasutatakse, on tänasest niivõrd palju erinev, et teda võib ka tegelikult puhtaks energiaks nimetada. Aitäh! Nii, järgmine. 3 minutit on päris raske täis. Lauri, ei, sa ei pea, ma saan mul võimaluse küsida rohkem juurde. Ei, selles mõttes ma olen väga nõus, ma arvan ka, et see on mitte fossiilne ja ma arvan, et väga paljudest teemadest me täna rääkisime. Ma arvan, kindlasti päiksel baseeruvad lahendused, nende osakaal kasvab väga kiiresti, sellepärast, et mis on nende nagu eelised, kui sa vaatad, on see, et neid saab väga väikse jupikaupa panna, ehk sa ei pea panema kõva purakat kapitali nagu korraga lauale, sul ei ole neid suuri planeeringu küsimusi, sul ei ole neid traditsioonilisi nimbi probleeme, vaid see on see, kus nagu läbi selle, et inimesed tunnetavad, et see ei häiri, see on lihtne, sul on finantslahendused seal, eks seda on mõistlik, et tegelikult see ausalt öeldes võib-olla on isegi nagu kõik ei ole päris tunnetanud, kui palju see muudab tegelikult seda aktsepteeritavust või seda tempot, kuidas taastuvad lähevad. Ja ma arvan, et just ka see, mis on muutunud lisaks sellele allikatele, tehnoloogiatele, kindlasti tuleb ka uusi võimalusi, mis täna on alles arendus, on just ka see suuruse küsimus. Et ma arvan, et 60 aasta pärast, või mis see oli 60? Pole vahet enam, 50 või 60. 50 või 60. See on nii pikk aeg, et... Ja, et ma arvan kindlasti, millest nagu väga hästi enam ei mäletata, on suured jaamad. Eks, et kui sa võtad megatrendina jälle kõik see, et meil on madal energia miinimumnõuded Euroopas kehtestatud, see tähendab täna juba seda, et sul peab olema mikroenergeetika lahendus selleks, et seda ligi nullenergia maja teha. See tähendab juba 2019-2021 on reaalsus see, et sul hakkab järjest minema võimalikke tarbijaid välja sellest suurest võrgust, või nad lahendavad koha peal, ja kui sa võtad nagu pikema trendina, see on ilmselge, et tänu sellele
tekib täiendav nõudlus, arendus ja kõik see mikrolahendused, agiilne selline energiavajaduse rahuldamine, selle asemel, et 10 aastat tuumajaama planeerida ja siis 15 aastat ehitada, et siis sa teedki niimoodi jupikaupa ja väga kiiresti vastavalt sinna, kus see tarbimine on, ja tarbimine on enamasti hoonetes, et me töötame, elame hoonetes, need hoonetega integreeritud lahendused, ma arvan, kindlasti see on muutus, võib-olla raskemini ennustatav on see transpordi teema, et täna me tegelikult sellest üldse peaaegu ei rääkinud, et nagu ikka, meil diskussioon ju läheb elektri ümber, mis just, et see on vähem kui kolmandik sellest energiatarbimisest, tegelikult soojuse transport annavad kokku 2/3, et ma arvan, et seal samamoodi tehnoloogiad muutuvad, nende integreeritus ja koha peale ja mikro, kõik see, et Lauri räägib minu sa tuled eest ka väga ära. hästi toime. et ma arvan, need on jah, need märksõnad, et mitte fossiilne ja väiksem ja agiilsem, oluliselt agiilsem. Aitäh, Ando. Hea küsimus. See on siis aasta 2066, jah. Et ma julgeks arvata nagu seda, et tõenäoliselt me lähemad 15 aastat elame veel niisuguses kliimamuutuste ja CO2 kokkuhoiu niisuguses religiooni nagu mullis. Tahtmata öelda, et kas kliimamuutused on inimtekkelised või ei ole, et tõenäoliselt igaüks suudab täpselt samamoodi nagu erinevate uskudega siin endale leida nagu need pidepunktid. Aga mis mulle tundub, ja meil oli 2 nädalat tagasi, ma käisin Türgis sellel suurepärasel maailma energiakongressil ja seal võeti natuke pikem perspektiiv, et me rääkisime aastast 2100, et mitte 66. Ja mis mulle tundub, kuigi ma ülikoolis õppisin, ma mäletan, professor Mati Valdma rääkis meile, et kõik liigub suurte süsteemide poole, et tänasel päeval millegipärast kõik liigub väikeste süsteemide poole või sellise nagu lokaalse poole, eks ju. Ja selles valguses, mis mulle tundub, on see, et tõenäoliselt me ei räägi aastal 2066 sellest, et kas meil on fossiilsed või mittefossiilsed kütused või energeetika, vaid me räägime tegelikult sellest, et see energia, mida tarbitakse, toodetakse viisil või teisel koha peal. Ja rohkem hakkab mängima rolli see, et millisel viisil see energia siis sinna koha peale saadakse. Ehk siis, et elektrit ei saa ämbriga tassida, eks ju, aga mõnda teist kütust saab. Et selles valguses ma arvan, et kindlasti niisuguses energiasalvestusviisis tegelikult on suuresti see tulevik peidus, eks ju, ja ega päeva lõpuks ka need lokaalkütte seadmed on sellised, mis võimalikult väikeste karudega võimaldavad sul tegelikult seda energiat siis muundada, eks ju, iseendale kasulikuks. Nii et ma arvan, et see tulevik tõenäoliselt pigem on selles. Aga ega 10 aastat tagasi me ei teadnud ka, mis täna toimub, nii et ega järgmise 10 aasta jooksul võib toimuma siin mida iganes. Eida sain just Bulletani, kirjeldas seda ITRE protsessi, ehk siis jutt käib nendest osakeste kiirendusreaktoritest, et ka neile tundub, et see on tulevik viimased 50 aastat juba. Aitäh. Marku, palun. Aitäh. Mõtlesin, kui mind siin kutsuti, et keskkonna poolt esindama, et satun jubedalt ette, aga Aga sa tarbid ka energiat, on ju? Tarbin, jah, muidugi tarbin. Olles Eesti Energia isegi see taastuvenergia klient, kindlasti kliendina ootan, et kõik see energia, mida toodetakse järjest efektiivsemalt, oleks keskkonnasõbralik mõju, planeedi keskkonnale oleks järjest väiksem kahtlemata. Soov või nägemus oleks, et me tarbiksime siin kohapeal olevat energiat hea meelega. Miks mitte nendeks tarbimisvahenditeks või tootmisvahenditeks võiks olla ka Eestis toodetud lahendused järjest enam. Ma olen ka seda usku, et eks selline kodutootmine järjest enam võimust võtab. Eks igaüks tahab ka seda sõltumatust tekitada peale selle, et on ikkagi eesmärk kogu riigis jõuda selle energiasõltumatuseni. Kindlasti usun, et kogu energia, mis toodetakse, ka näiteks hüdroenergia võiks olla selline, mis on selleks ajaks kindlasti juba selline, mis siirikalade rännet ei takista ja saame oma lõheselt merest kenasti ka 50 aasta pärast kätte. Ja ilmselt tuumajaama vist ei tule.
Kuigi keskkonna mõttes esimese hooga tundub nagu niisugune põnev lahendus, miks mitte. Et võib-olla siiski, et kui see väike aga seal nagu juures nagu kuidagi suudetakse lahendada, et äkki ei teki siis keskkonnakatastroofi ohtu ja kõik jäätmed suudetakse ka uuesti taas võtta kasutusse ja Lauril oli siin jäätmete mõttes juba omad mõtted olemas, et äkki siis arendame seda ka edasi ja saame sealt kännust üle, et siis mine tea. No et seda enam, et eks ole just see viimane ettekanne, mille meile siin pidas Alvar, rääkis ju sellest soojast, mis on tekkinud termotuumareaktsioonist meie emakese maa südames, muideks. Aga aitäh, palun, Alvar. Mis te seda sellist nii-öelda orgaanilist kütteainet kõik vihkate? Et ei taastu ja CO2 tuleb ja ma ise ka ei taha nagu CO2 surma maakera saata, aga teiselt poolt, ega me elame praegu kliima nii-öelda faasis, kus me ei tea, kas läheb soojemaks või läheb külmemaks ja kui läheb külmemaks, siis me ilmselt tahame produtseerida rohkem CO2. Ja see külmemaks minek võib juhtuda esimese 100 aasta sees, eks ju, tänasest päevast alates. Ja ma ei välistaks ka seda tüüpi aine kasutamist, ma ei välistaks ka seda, et võib-olla me põlevkivist toodame hoopis vesinikku ja kasutaks seda vesinikku ära efektiivsemalt ja selline Islandi näide. Mul õnnestus 2 aastat töötada Islandil ja siis ma arvasin tol ajal, et Island saab kõik oma elektri saab geodermaaljaamadest. Tegelikult me teame, et umbes 30% ainult, et ülejäänud tuleb siis, või peaaegu kogu ülejäänu tuleb hüdroenergiast. Et see tagakuma hakkab ka tulema, eks ju. On selge, et me nii-öelda vaakumenergia juurde me ei jõua selleks ajaks, kas me suudame nüüd käivitada näiteks tooriumkütusel töötavad termotuumajaamad, see võib olla põhimõtteliselt võimalik, aga kindlasti minu pilgus viimased, kui vaadata neid arenguid, siis ilmselt see energia tootev üksus on hästi väike ja ta on varjatud. Maailm läheb järjest rohkem avatuks ja see avatus tähendab seda, et järjest rohkem tuleb ka neid, kes tahavad hukutada, teha siis nii-öelda terroriakte ja nõnda edasi. Nii et see jaam peab olema väike, ta peab olema varjatud või teda on võimalik varjata, nii et ega meil palju võimalusi ei jää. Kindlasti ma usun, et nii päikese suunas läheb areneb tehnoloogia ja ma väga usun ka, et selle maa sügavusse energia suunas arenevad tehnoloogiad, sest nendel tehnoloogiatel on see komponent olemas, eriti geodermaalenergia, selle võib täiesti ära peita maa alla ja see ei pea üldse olema avalik mitte ühegi parameetriga. Aitäh, jõudsin. Aitäh, jõudsid. Nüüd ma tulen hea meelega nüüd sellest 50 aasta tagusest ajast tänapäeva. Ja lihtsalt taustaks siis, enne kui ma küsimuse esitan, ma tahan väita, et täna ei ole sellist energia tootmise tehnoloogiat, millega ei kaasne ühe või teistsugust keskkonnamõju tegelikult. Tänased tehnoloogiad samas jällegi annavad võimaluse leevendada neid ja nendel on hind. Järelikult iga meie energiatootmise otsusel on samuti mingi hind, aga ma loodan, et ei vaidle mulle ka vastu, et tegelikult ka kogu meie energiamajandust nii-öelda piiraval keskkonnaregulatsioonil ja sealt tulevatel piirangutel on ka oma hind. Ja nüüd ongi küsimus, et ma küsin teie käest, et kas meie otsuse tegijatel on täna piisavalt informatsiooni sellest, mis on nende otsuse hind. Ja teine küsimus on selline, et mis te arvate, et kui teil on selline tunne, et see ei ole päris selge, et mida peaks tegema? Kas peaks näiteks diskuteerima, kas peaks ühiskonnas neid asju ausalt ja avatult rohkem lahti rääkima, mida iganes, lihtsalt ma annan teile igal ühele võimaluse oma seisukohta avaldada siin jällegi riburada niimoodi järjest. Kui ei ole, siis saab seilt tellida.
seda saad sa oma statement'i algusesse ja lõppu öelda veel täiendavalt, aga palun, Andres. Ühesõnaga, selles maailmas, mis on väga ebatäiuslik, ei ole mitte kunagi mitte midagi piisavalt. Kõike ja kogu aeg on alati puudu ja kui me arvame seda, et tekib mingi õnnis moment, kus midagi on üle või midagi on piisavalt, siis seda rõõmu meile ei teki. Ja teine moment on see, et ega nii kaua, kui me ettenägemise võime dramaatiliselt ei parane, siis areng jätkub ikka katse-eksituse meetodil, et kord läheb see spiraal ülesse poole, kord allapoole, aga loodetavasti on suund õige, kuigi ka selles ei saa kindel olla. Nii et kui sa arvad seda, et midagi läheb nagu perfektseks ja me hakkame et inimene hakkab käituma mõistlikult, siis selle osas ma olen pessimistlik, vabandust. Ega ma loodan, et sa ei pea ka mind nii väga sinisilmseks utopistiks, et ma vastupidi provotseerin, et ma kuulen teie käest seda, mida ma ise oleks tahtnud öelda. Ühesõnaga, ma ütlen, et ma arvan, et mitte midagi ei muutu. Jah, aga mis sa arvad, mida saaks teha, et asi oleks natukenegi helgem selle koha pealt, et inimesed saaksid paremini aru, mis nende ümber toimub? Eks me iga päev peame tegema enda väikseid sammukesi, et see asi paremaks läheks, aga kui sa küsid minu käest, et mis on see võluvõti hüppeliseks progressiks, siis ma ei näe seda, ma vabandan, ma olen väga pessimistlik, tüüpiline eestlane. No nii, aga siin on meil võtmed käes inimene. Lauri.tammiste@seit.ee tegelikult väga palju on seda uuritud otsustamisküsimusi ja behavioral economics, mis mulle endale väga meeldis, tõesti paar nagu analüüsi ja hiljuti silma on see, et mitte keegi ei arva, et info jagamisest piisab, et kui sa lähed, ütled otsustajale, et tead, me tegime analüüsi, et palun, numbrid on siuksed, siis kõik ütleb, jumal tänatud, et tegite, aitäh, nüüd me teeme hoopis teistmoodi, et kõik teavad, et suitsetamine on kahjulik ja tõenäoliselt kiirendab võimalust koledat surma surra, samamoodi kõik teavad, et jalgrattaga on vist keskkonnasõbralikum kui autoga sõita, ometi nad sõidavad autoga, mitte jalgrattaga. Et selles mõttes, et infot, ma ütleks, et väga palju on ju neid erinevaid analüüse ja võimekusi. Pigem tähtis on see, et kas on head inimesed, kes on suutelised nagu tulema laua taha arutama avatult ja asjalikult. Mina arvan, et sellega on Eestis päris hästi tegelikult ikkagi see väikeriigi eelis on olemas kuidagi, et me oleme kiiremad ja jõuame erinevate inimesteni. Et jah, teisalt meil ei ole suure riigi seda ressurssi, et sügavuti mõne teemaga minna, aga väga tihti tuleb see kiiresti ka see piirkasulikkus nagu vastu, et see täiendav kulu, mis sa paned sinna, et detailselt mudeldada, analüüsida, mingil hetkel on see, et see on nagu overkill, ilusas eesti keeles öeldes. Et väga sageli ju, üks Inglismaal tehti uuring poliitikude hoiakud kliimaküsimuses. Ja siis selgus see, et kõik juhindusid sellest, et vaatasid, mis teised ütlevad. Ja avalikult nad vastasid, et tead, et ma ei julgenud nagu julgemat seisukohta võtta, sest ma kartsin olla see ullike. Eks, ma vaatasin, et mis teised ütlevad. Ja kõik oli nii, et keegi ei julgenud nagu öelda, et kurat, ei tead, päris veenev on äkki ikka see kliimapaneeli analüüsid, et tõenäoliselt on inimtekkeline. Mitte keegi ei julgenud seda öelda, eks ju. Kõik ütlesid ilusti ettevaatlikult ja siis oligi see, et lõpuks nagu kui tuli mõni hull, siis esimese asjana igaks juks hakati, vaata, nüüd võtab nii radikaalse seisuga, ütleb, et ongi 100% taastuvale võimalik üle minna. Aga mingil hetkel, kui siis hakkas nagu ta leidis veel paar hullu, kes tulid kaasa ja tegid mingid projektid ja need läksid hästi, siis oli see, et kõik nagu, et kas saaks ka avamisele tulla, et lõikas ka mingi paar linti läbi. See ei ole nagu informatsiooni küsimus tegelikult, et kui sa nagu vaatad ringi, et on ilmselge, mis on need mingid suured megatrendid või muutused või väljakutsed, millega tuleb tegeleda. Ja pigem on see küsimus, et kas me suudame nagu kokku leppida, kas me suudame koordineeritult tegutseda. Need on need küsimused, et tõesti, kas me suudame nagu, ja kui me kokku lepime, et siis päriselt teeme ka, mitte et lepime kokku ja siis aasta hiljem selgub, et pidime tegema ka või.
ma mõtlesin, me lihtsalt leppisime kokku. aga kõiki teinud. jah, et kõiki teinud. Nii et ma arvan, need on pigem nagu need küsimused, aga mulle ikkagi tundub, et Eesti, kui sa vaatad mis tahes valdkonda, on see majandus, on see IT, on see energeetika, tegelikult väga suured muutused on toimunud ju. Väga suured muutused, nii et ma arvan, et läheb hästi. Nii. jah, ma nõustun. aga noh, kui pikemalt seda kahte sõna ütelda, et siis noh, ma ei tea, päeva lõpuks ju, kui me üritaksime jah, tõepoolest niimoodi ratsionaalselt käituda, siis ei peaks me ju olema nagu, ma ei tea, minu pärast kas riigiametnikud ei peaks olema mitte inimesed seal, vaid võiksid olla lihtsalt robotid, eks ju, et noh, et meie arvutustehnika võimekus on täna ju piisavalt suur selleks, et panna nagu robot nimega Ando, eks ju, sinna ja siis ta võtab igalt poolt mingisugused andmed ja üks töötab firma välja ju teatas, et võttis mingi lahenduse, eks ju. roboti. Jaa, just, mulle õudselt meeldis see kusjuures, minu arust me saaksime Eestis kohe 20 000 kõrgharidusega inimest, eks ju, tööjõuturule juurdega laseme ametnikud lahti. Ja tegelikult võikski niimoodi teha, eks ju, aga lihtsalt päris elu dikteerib selle, et sa ei saa alati teha otsuseid, eks ju, või välja tulla mingisuguse ühe lahendusega, mis põhineb erinevatel mingisugustel analüüsidel, ja jätta siis lihtsalt poliitikutele otsustamiseks, eks ju, tulenevalt nende enda, ma ei tea, maailmavaatest või väärtustest, eks ju, seda, et kas me anname ühele või teisele teemale nagu rohkem kaalu või vähem kaalu, eks ju. Nii et ma arvan, et Eesti mõistes, jah, ma olen nõus Lauriga, et ma arvan, et me olemegi paindlikud, me suudame tegelikult tajuda suuresti seda väliskeskkonda, mis meie jaoks on loodud. Ja mida me ise mõnevõrra saame mõjutada, aga mitte täielikult, eks ju. Ükskõik on ta siis globaalne või Euroopa Liidu tasandil keskkonna loomine. Et selles mõttes meie asi ongi sellega kohanduda tegelikult ja leida üles oma nišš sellest, ja ma arvan, et energeetika kontekstis, nagu ma enda ettekannes ka ütlesin, et ma arvan, et me hoolimata sellest, meile endale tundub, või meil ühiskonnas on kuidagi mulle tundub niisugune sõnum, et me oleme pigem tagurlikud, et siis tegelikult me oleme väga edumeelsed, kui sa vaatad meid näiteks, ma ei tea, Prantsusmaalt või kust iganes, et kui nad kuulevad, millega me oleme siin hakkama saanud, minu pärast kas või elektrituru kontekstis või mis iganes, et siis vaadatakse, et tegitegi ära, et nii lihtne oligi. Nii et kasutame oma eeliseid niisuguse väikse ja paindliku olemisega, ma arvan. Aitäh, Marku! Ja suures osas saan kahtlemata nõus olla eelnevad kõnelejatega. Ega selles mõttes midagi nagu uut siia juurde lisada muidugi ei saa, aga info mõttes, kui sa küsid, et kas alati on nagu piisavalt infot ja kas me teame, et mis on hind, et sa rääkisid keskkonnakaitseliste piirangute hinnast, kas see silt nagu kuskil seal juures päästab meid, annab paremat, tekitab paremaid otsuseid, et seda on ka tegelikult ju, vähemalt ma olen ka pikka aega ametnik olnud, et kindlasti toodetud juurde. Teistpidine on ju ka protsessid, kus keskkonnakaitse poole pealt viimasel ajal on see ökosüsteemi teenustele hinnasiltide panemine on ju, et tuleb nagu ühelt poolt see, et palju see keskkonnakaitseline piirang maksab, siis teiselt poolt tuleb palju see ökosüsteemi teenuse nagu hind on, et me toodame ja palju pärast nagu selle siis kurnatud ökosüsteemi taastamine maksma läheb, on ju, need hinnad kõik nagu laua peale tõmmates päris täpselt keegi aru ei saa tegelikult, et kus siis see kasumlik tegevus on ja päeva lõpuks muidugi tasub teha teaduspõhiseid otsuseid, tuleb valida õigeid siis selles mõttes neutraalset informatsiooni, Lauri võib-olla pakub näiteks või kuskilt mujalt, Eestis ka kindlasti on seda piisavalt, aga päeva lõpuks kõike muna ei tasu lihtsalt ühte korvi panna, et eks me peamegi ühte lahendust ja õiget vastust ilmselt ei ole, et peame neid mitmeid valima. Ja võib-olla meie tegevus siin emakesel maal ongi niisugune lihtsalt nagu ellujäämise protsessi nautimine, et ma kunagi tegin, kui ma töötasin Tallinnas sinu eellasena, Lauri, siis ma tegin ühe niisuguse arvutuse, et püüdsin tuumajaama nii-öelda sellist energeetilist balanssi kokku lüüa, aga niimoodi laiemas ajaskaalas, et alates siis sellest tuumaenergia enda, ütleme, selle energia otsimisest, selle uurimisest, selle kaevandamisest, kuni siis lõpuks jaama valmimiseni, jaama oma tarbeni, kuni lõpuks lõppladustuskoha väljaehitamiseni,
ja siis avastas tups, et enam-vähem tuli nulli kõik, et kogu see tegevus nagu tootis ja tarbis energiat, tootis ka midagi, aga kui ma kokku liitsin, siis nagu järgi ei jäänud midagi, tead, et tuligi nagu null, et tõenäoliselt ma võisin eksida kuskil, aga see nüüd iseloomustab seda, mida nüüd Marku rääkis, et võib-olla päris paljuski me siin tegelemegi niisuguse, ei tulegi kuskilt seda suurt kasumit ei jookse välja, vaid lihtsalt sinu kasum ongi see, et sa elad. Ja mida inimväärsemat elu, seda parem ju, on ju. Asi seegi, just. Aga palun, Alvar. Jah, nii, aeg käib. Ma ütleks, et väikesel riigil nagu Eesti ei ole palju ruumi raiskamiseks ja otsus selles mõttes on väikese riigi ametniku otsus nagu veel tähtsam kui suure riigi ametniku otsus, kus on see puhverruum nagu suurem ja vaadates ka seda veepudelit, ma loodan, et see on kraanivesi, eks ju, muidu me tegeleme ka raiskamisega, kui see ei ole kraanivesi, eks ju, et teatud müügiartiklid on väga suure nii-öelda profitiga meie tavaelus, aga mõned otsused, mis puudutavad ka looduskeskkonda, tootmist millestki looduskeskkonnast, on aga väga suure kaaluga, kus ei ole seal sendid taga, võivad olla miljonid taga ja mulle väga see põhimõte ka meeldis, et võib-olla me ei peaks seda kasumit taga ajama, et see kasum ongi, et me oleme veel elus. Ja üks asi, mida ma ise pooldan, on see, et energia ei tohi kunagi odavaks minna. Siis me lõhume oma maailma ära, energia peab jääma kalliks. Kui me avastame uue tehnoloogia, kuidas seda odavalt toota, siis tuleb minna edasi, et see energia ei muutuks odavaks. Summa summarum see päästab kogu inimkonna. Inimesel kui liigil ei ole ilmselt enam kaua jäänud sellel planeedil, aga võib-olla läheb teisele planeedile, võib-olla sureb siin planeedil, see on nagu kõik teine asi. Aga praegu me saame kindlasti hinnata ja analüüsida mõningaid otsuseid. Ma ei ole absoluutselt nii-öelda looduse vastane. Pigem ma tahaks ka rohelist maailma ümberringi, aga võib-olla kas või abstraktselt vahel võiks hinnata ka sellise otsuse kasumlikkust, et me lõime nüüd uue looduskaitseala. Ma ei mõtle, et selle otsuse peaks nüüd vastandama teisele otsusele, et me jätsime 5 miljonit tonni põlevkivi sinna, kus juba oli kaevandatud, jätsime teatud põhjustel ta sinna seisma ja sellega ei juhtu mitte midagi. Geoloogina ma tahaks näha, et maavara kasutatakse kompleksselt ja mõistlikult. Ja väga paljud otsused tulevad nagu kiilud sinna vahele. Nii et ikkagi ma ütleks ka, et ka neid väga positiivseid rohelisi otsusi oleks mõtet vahel kas või verbaalse nii-öelda modelleerimise aparaadis siit samast oma peast läbi lasta ja mõelda, mis on ka nende otsuste nii-öelda tagapõhi ja kuidas nad mõjutavad võib-olla meie seda ellujäämist siin planeedil. Alati ei pruugi see olla, et iga looduskaitseala tähendab seda, et me oleme rohelisemad ja elame paremini ja kauem. Okei, aitäh sulle, see on ka väga huvitav vaatenurk ja kindlasti, ütleme, kui asetada seda teatud konteksti, siis vägagi arusaadav ka tegelikult üldse, ega siin ei ole ka nagu vaidlemise kohta. Aga nüüd ma vaatan publiku poole, kes on pidanud siin lihtsalt jälgima, mida me siin teeme, et palun, küsimusi. Jah, palun. Tervist, Karmo Kõrvek, Kaitseministeerium. Aitäh kõigile väga huvitavate ettekannete eest. Kuna mul enne vist ei olnud nagu õigel ajal võimalust küsida, siis eelkõige on see Ando Leppimanile, aga miks mitte ka teistele. Et puudutasime palju elektriteemat, soojust, aga meie energiamajanduskavas on ka väga suur osa transpordil, et millel on ka väga ambitsioonikad tegelikult eesmärgid. Vaadates neid numbreid seal, mida me oleme täitnud ja kuidas siis nad väga muutunud ei ole ajas, et mis majandusministeeriumi nagu siis ütleme tegevuskava või plaan või on nagu, et kuidas see paraneks olukord? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Väga hea küsimus. Ma arvan, et ENMAK või energiamajanduse arengukava ei ole transpordikütuste kasutamise kontekstis või taastuvate kütuste kasutamise kontekstis just ülemäära ambitsioonikas.
praegu on sinna ette kirjutatud, et 10%, eks ju, peaks olema see taastuvate kütuste osakaal ja kuni aastani 2030 välja. Nii et kindlasti meie võimekus näiteks taastuvaid kütuseid rohkem kasutada transpordisektoris Eestis on oluliselt suurem ja ma ei pea silmas isegi mitte niivõrd nagu vedelkütused, kuivõrd rohkem gaasilisi kütuseid, peamiselt biometaani siis, mis on puhastatud biogaas tavalisele CNG tasemele või metaani tasemele. Ja kui me vaatame selle teoreetilist potentsiaali seal, siis tegelikult me võiksime Eestis praktiliselt pool oma transpordikütustest asendada biometaaniga. MKM praegusel hetkel, ja mitte ainult meie, vaid tegelikult ma näen siin Rahandusministeeriumi kolleegid on selle teemat arutlenud, üritanud aru saada, et kuidas me tegelikult seda biometaani siia turule saaksime. Meil on erinevad toetusmeetmed olemas CO2 kvoodimüügi vahenditest, Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest ja Rahandusministeerium omalt poolt vaatab siis gaasiliste transpordikütuste aktsiisipoliitikat pikaajaliselt, nii et see on kindlasti see, kuhu me tahaksime välja jõuda. Ja teine teema, mis ENMAK-is küll on ambitsioonikas, on kindlasti see, et me ei tohiks oma transpordisektoris energiatarbimist võrreldes 2010 aastaga kasvatada. Et kui me vaatame tegelikult ennast Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kontekstis, siis meie transpordi energiatarbimine ikkagi paneb püstloodis ülesse ja ütleme niimoodi, et ma ei tea, mis need meetmed on, eks ju, et ma ei taha siit lava pealt öelda, et see on automaks või midagi teist, eks ju, aga päeva lõpuks me peame leidma need vahendid, kuidas meie enda transpordipark muutuks tegelikult olulisemalt energiatõhusamaks. Minu pärast kas või paneme, et 2030 aasta alates enam ükski uus auto ei tohi olla sisepõlemismootoriga. Täitsa toetan. Ma loodan, et see vastas küsimusele. Kommentaari muidugi aitab lühikommentaar, palun. Et muidugi aitab kaasa see, kui Kaitseministeeriumi haldusala võtab vastu otsus, et pooled autod lähevad biometaanile üle. Need, mis ei ole nagu väga eriotstarbelised, ma arvan, et neid sõidukid, mis... Või läheme obutranspordile näiteks ka üks võimalus. Ei, obutranspordil ei ole vajadust üle minna, et biometaani veokid on täiesti olemas, on olemas sõiduautod, teil ei ole ilmselt kõik lennukid ja tankid, neid vist ei ole üldse. Nii et... Tegelikult, mikrofon sisse lülitaks, et ma saan kõvemini rääkida, et tegelikult ka selle peale ju mõeldakse, et Rahandusministeerium või riigihaldusminister siis oma haldusalas tegelikult on välja töötamas ka neid ühtsete ja riigile kuuluvate autode hankestandardeid, nii et ka seal tegelikult ikkagi riigi eeskuju näitamise võimalus on olemas ja küll me jõuame Kaitseministeeriumisse ka. No nii, aga viimane küsimus tuleb nüüd. Juhan, teelgi ma. Ma loovutan selle võimaluse, aga ma näen, konkurentsi pole. Tähendab, jutt oli kaugest tulevikust. Aga enne seda üks märkus, et üks kolmandik teist kasutas millegi pärast või oli siis keelekomistus, rääkides midagi termotuumast. Termotuuma asjad on päikse peal, maa peal neid põle. Ja üks kuuendik neist teist Ando Leppimanni isikus märkis siiski ära, et see termotuum väga kaugelt tulevikus või õigemini on 90. aastatel oli ta kaugest tulevikus, aga täna on ta utoopia valdkonda pandud, nii et see selleks. Aga kui rääkida tulevikust, te rääkisite ju kõik, et teeme igasugused päiksepaneele ja igasugused peeneid asju ja lähme maa sisse ja puha aga kõik see tekitab ja süvendab järjest küsimust, et meil seda halli leppa, eks ole, kasvab rohkem peale, kui keegi pagan jõuab teda kunagi, eks ole, maha lõigata ja ära kasutada, et miks me ei lähe täie rinnaga selle kõige lihtsama asja peale ja mis on jätkusuutlik ja mis kindlustab ikka, ma ei tea, poole kindlasti kindlustaks Eesti igasugust energiavajadust, kui soojuse kõik võtta. Marku äkki räägib sellest. Mina võin igal juhul toetada seda mõtet, et võtame muidugi kasutusse, et meil metsanduse mõttes loomulikult, nagu ma ka ettekandis korraks mainisin, et ega keegi metsakasvatajatest ei näe oma unelmas seda, et ta kasvatab küttepuud ainult. Et see on lihtsalt meil ajaloost niiviisi tulnud kaasa, et meil on päris palju majandamata metsi. Osa nendest ongi kaitsealadel ka, kusjuures, seal on mõned liigid, aga et päris suur osa tegelikult on sellist, mis on energia mõttes ju väga mõistlik kasutusele võtta. Meil probleemiks
ühtepidi võib-olla see, et meil on a la 110 000 metsaomanikku, pluss üks suur metsaomanik, kelle käest on lihtsam seda kätte saada, sellest 110-lt on suhteliselt nagu keerulisem. Iga metsaomanik teeb oma otsused iseseisvalt, kuna ta võtab selle ressursi kasutusele, kuna mitte. Päris palju mõjutab teda loomulikult hind. Kui hind on õige, siis see tuleb kasutusse. Ja mõjutab ka looduskaitseline piirang, on ju, et kui öeldakse, et ära metsa mine rohkem, et siis see ka ju. No piiranguid on selles mõttes, muidugi oleneb sellest ajahorisondist, et ma ütlesin, looduskaitset 100 aastat on tehtud, osad alad on juurde tulnud, teised on välja läinud, ma arvan, et mingil hetkel on vajalik, et meil see võrgustik toimiks teatud liikide hävimise peatamiseks, kui see süsteem toimib sedavõrd hästi, et näiteks täna vaatame mingid kotkaliigid, väike konnakotkas näiteks on suhteliselt juba mõnus arvukus on ju, et äkki saame nagu mõned alad jälle vabaks lasta. Rääkimata merikotkast. Aga metsisel, siin ka lendoraval võitleme sellega, et viimasedki nagu Lendorava puhul me piirdume nagu rohkem selle lendorava kaka uurimisega, et kas keegi teab kedagi, kes on näinud. Aga see selleks. Aitäh. Ando, sul oli vist käsi. Võib-olla lihtsalt nii palju Markule täienduseks, et ega energeetika poole pealt ju seesama praegu Riigikogus olev arutluse all olev elektrituru seaduse muudatus nende taastuvate toetuse osas seda sama tinglikult seda alllepiku teemalt ka ju indikeerib, eks ju, et ja mida siin hommikupoolikul rääkis Hando Sutter ka, et ilmselgelt statistikakaubanduseks eeldusel, et meil on ostja olemas, siis oleks võimalik tõepoolest seda ütleme siis kasulikuks energiaks ja statistikaks ja kõigeks muuks nagu pöörata, nii et ma arvan, et muidugi Olavik tõenäoliselt küsis niimoodi teadlikult niisuguse pika vinnaga küsimuse, et siis ei pea nagu olevikust rääkima, aga eks olevikus ka ikkagi toimub nii õndagi ja ma arvan, et ralllepikud on üks teema püstitus kindlasti ka. Aga nüüd ma tänan kõigepealt paneliste selle väga huvitava diskussiooni eest ja sellega, et olete niimoodi elusalt tulite kaasa sellele. Aitäh teile! Aitäh! Ma tänan ka kõiki neid esinejaid, keda ma siin paneelis hetkel ei näe. See teie kõik ettekanded olid äärmiselt huvitavad minu meelest ja mõtlema panevad. Ma tänan ka kogu seda rahvast, kellel on jätkunud meelekindlust ja tahtejõudu jääda siia tänase päeva viimaste hetkedeni ja siia saali. Ma tänan teid, tänan kaasamõtlemise eest, tänan selle ürituse toetamise eest juba sellega, et kõik nii esinejad kui ka siin kohal olijad aitasite mul täita tähtsat ülesannet, et jääda ajakavasse. Me oleme enam-vähem minuti pealt selles ajakavas sees. Ja mida ma siin saan juurde öelda? Võib-olla mõned huvitavad asjad veel, et meie tänast mõtteavadust saame jätkata kohe, nii kui me siin oleme lõpetanud mõne minuti jooksul, saame jätkata seal samas foajees, kus on kaetud lauad suupistetega, saate jätkata diskussiooni ja nüüd nendel on natuke vähem aega, kui see kestab üldiselt kuni kella 5-ni, see võimalus. Aga nüüd need, kes on ennast kirja pannud ekskursioonile ja kes tahavad vaadata meie tuuleparki siin Paldiskis, nende jaoks buss väljub kell 16:45, siit kohe välja minnes, kohe siin ees peaks olema buss, peaks olema väga nähtav. Foajees enne bussi minekut palun pange pähe kiivrid, need peaksid ka nähtaval olema seal kuskil. Ja see buss sõidab Paldiskisse otse ja tagasi Tallinnasse. Ja Laulasmaal enam peatust ei tee, nii et need, kes on autodega ja siiski tahaksid osaleda, need peaksid bussile järgi sõitma. Soovitan kõigil, kes on oma autodega ja tahavad kindlasti näha, et sõitke palun bussile järgi. Ja samuti start, nii kui ikka, buss läheb kell 16:45, järelikult teie start on samal ajal. Nüüd, ma arvan, et nii mõnelgi teist on huvi näha saada meie ettekandeid siin, mis te tänase päeva jooksul nägite, näha saada neid ka oma arvutisse. Täpselt nii me teemegi, et juhtuks niisugune asi, nagu ma andsin eile õhtul intervjuud Raadio 4-le, kus oli 2 korda küsiti mu käest, mis asja te seal otsustate homme? Mina ütlesin, et me ei otsusta midagi, et see ei ole otsustamise koht. See on siis siuke üritus, et kus te räägite ja homme unustate kõik.
ma ütlesin, et ei ole ka päris selline koht, et me siin siiski räägime, aga peale selle me püüame ka meelde jätta ja püüame targemaks saada, nii et teile kõigile saadetakse, kes te olete registreerunud, saadetakse emaili peale see link, kus te saate maha laadida meie need ettekanded. Need, kes teist ei ole siiski registreerunud, kuid on siia kuidagi sisse tulnud huvi pärast, palun andke oma kontaktid, siis on ka teil võimalus seesama info saada tegelikult. Ja mul on niisugune tunne, et meil ka selle mikrofoni anti siin käest kätte ka küsijatele selle tõttu, et meil ka midagi lindistati kuskile. Ma usun, et ka see on kättesaadav mingist hetkest, ka see info tuleb teieni, kui teid huvitab selle ürituse nii-öelda salvestus. Ja ega ma muud ei oskagi teile öelda, kui et me kohtume kindlasti järgmisel aastal teiega. Ma luban teile, et järgmisel aastal on uus teema, aga see on kindlasti Eesti Energia kontekstis ja fookuses meile oluline teema ja ma luban teile, et see on kindlasti väga huvitav teema, nii et kohtumiseni järgmisel aastal, aitäh teile!